Sõpru on endiselt hea näha ja ma näitan, mida ma nüüd olen plaaninud. Et eelmine kord, kui ma filmisin, siis mul oli tehtud see alumine riba siit. Ja ega ma suurt midagi juurde ei ole tikkinud, ka ainult selle siit ülemine osa. Sellepärast ma otsustasin nüüd niimoodi, et kui ma alustasin 30 rea kaupa ja lõpuks jõudsin siin 50 reani, siis ma mõtlesin, et ma nüüd hakkangi tikkima 50 rea kaupa. See tähendab seda, et ma tikin ära terve selle ploki kuni 100 reani. See tähendab, siit ma pidin tikkima nüüd 70 rida ülesse. No ja siit tuleb 50 rida juurde, siis on mul selline ühtlane plokk ja siis on näha ka, kuidas see töö ilusti kasvab, et praegu, kui ma panen selle pildi siia, katsusid saada, siis praegu on mul tikitud siit niimoodi ja 100 reani tikkides ma jõuan selle teise puuni. See tähendab seda, et enamus jaolt ma tikin seda rohelust siin ja see on nagu kõige keerulisem, sellepärast, et siin on hästi palju erinevaid rohelisi värve. Siin on hästi palju erinevaid pruune värve, et see roheline osa läheb aeglaselt. Ja siin all siis tulevad sellised 2 väikest kuusekest. Ja ise ma muidugi väga ootan, millal ma jõuan selle teise ja 3. puuni, mis on siis nagu selle pildi nagu kõige kesksemad nii-öelda tegelased. Ja minu plaan on siis selline, et ma tikin ära kuni 10% sellest tööst. Praegu mul on tikitud 9% millegagi. Ja siis ma võtan kätte ühe ristpistest tikandi ühe teise ja päris uue töö. Et siis hakkan vahelduma neid kobelääni ja ristpistet, sellepärast nad ikkagi ei ole üks ja sama asi, et nad on natuke erinevad. Ja vahelduse mõtteks siis ma näitan teiselt poolt. Ja teiselt poolt näeb töö välja selline, et kobelääni puhul siis jääb esimene tagumine pool ühesugune. Ma pean ütlema, et kohati mulle meeldib see tagumine pool isegi rohkem. Erinev on ta selle poolest, et siin all nüüd on, eks ole, need mulineed nii-öelda ühes kohas teise viimised. See tähendab seda, et ta on natukene paksem kui pealmine pool. Klassikaliselt peaks siis tegema nii, et ma ei tea, kas ma leian kuskilt sellise koha, et on niimoodi tikitud. Eks ole, esimene tagumine pool on ühesugused. Kuna ma täiesti 100% ei tiki nii, siis mul on ka värvide järgi paaris kohas tikitud ja siis tekivad sellised pikemad niitide ühes kohas teise vedamised. Selle kobelääni tikkimisega nüüd ma õppisin selgeks ühe uue asja, et me kõik teame, et sõlmi ei tohi töö taha teha, sellepärast, et nad jäävad siis niimoodi punnitama pärast töö peale ja sellepärast sõlmed on keelatud. Aga on olemas sellised toredad asjad nagu mikrosõlmed ja ma olen õppinud neid tegema. Neid praktiliselt näha ei ole, aga kui ma niimoodi sõrmedega silt üle lasen, siis ma tunnen, siin on mikrosõlmed, siin on. Esimesed mikrosõrmed olid mul siin ja nad on suhteliselt suured, küll väiksemad kui tavasõlm, aga ikkagi. Aga viimased nüüd ma olen õppinud nii palju juba, et nad on sisuliselt nagu... Näete, siin on üks mikrosõlm. Täiesti nähtamatud. Ma tikin nüüd 10% täis ja siis vaatan, millal ma teen järgmise sellise lülituse ja näitan teile, kuidas mu töö on hästi edenenud. Minu viimasest videost on möödas umbes täpselt peaaegu 10 kuud. Täpselt nii kaua oli mul see töö nii-öelda sahtlis. Ja ma lõpetasin siis selle juures, et ma tikkisin ära sellest tööst 10% ja mõtlesin, et okei, ma hakkan mingisuguseid muid asju tikkima. Jõudsin valmis tikkida seal ühe mirabiilja ja natukene jõulukaunistusi. Ja nüüd siis järgmisel kevadel võtsime uuesti kätte oma selle tamme salu, sellepärast, et see pilt sobib minu uude remonditud kööki nagu valatult ja ma pean ta ruttu valmis saama. No see ruttu muidugi on jutumärkides. Valmis töö siis näeb lõpuks mul selline välja ja praegu olen ma jõudnud nii kaugele, et mul on tikitud 46 pistet vähem kui 20% sellest tööst. Ja viimased 10% tikkisin ma 20 tikkimispäeva jooksul. See tähendab, et kuskil ühe õhtu jooksul ma tikin keskelt läbi 0,5% sellest tööst. Sellepärast, et kokku on siin 161 600 pistet vaja teha.
700-800 pistet teen ma ühe õhtul, on päevi, kus ma tikin tõesti üle 1000 piste või isegi üle 1600, see tähendab, et põhimõtteliselt on võimalik 1% päevas ära tikkida, et siis oleks nagu 100 päeva, 100% tööst. Aga minul kindlasti nii kiiresti ei lähe, et ma plaanin, ma muidugi unistan, et ma suve lõpuks ta valmis saan, aga ma kardan, et see on liiga suur tükk kampsata, sellepärast, et ma lihtsalt mingil hetkel väsin ära nendest värvidest, pruunidest ja rohelistest värvidest ja ma juba mõtlesin, et kui ma nüüd tikin ära järgmised 10%, see on mu plaan, siia üles tikkida siis veel üks riba juurde. Ja et siis ma võtaks nagu vahelduseks midagi muud, siis ma vaatasin kõik need tööd, mis mul on kapis ootamas. Nad on samuti enam-vähem pruunidest toonides või rohelistest toonides, sellepärast, et minu lemmik on ikkagi looduse tikkimine. Ja kui me loodust vaatame, siis kahjuks on seal tõesti rohelised ja pruunid toonid. Et ma täiesti otsin kohe, et mida siia vahelduseks kõrvale võtta, aga praegu ma täiesti naudin seda tikkimist Gobelin pistes, mis on siis natukene teistmoodi, et kindlasti ma mingil hetkel teen ühe video, näitan kuidas ja mis nippe mina kasutan Gobelini tikkimisel, aga siis Gobelin ja poolrist piste erinevad siis selle poolest, et Gobelin jääb siis mõlemalt poolt jäävad nagu diagonaalid, et üks sama pilt tekib ka nii töö ette kui töö taha. Tikkimisest siin rääkida, et kui ma näitan nüüd, mis ma olen ära tikkinud, siis ma olen ära tikkinud selle osa siit, natukene seda puud siit, et see osa on mul tikitud. Kui nüüd rääkida sellest, mis mind väga rõõmustab või mis on nagu keerulist selle töö juures, siis kõigepealt mind rõõmustavad need ankormulineed. Mul ei ole nendega mitte ühtegi probleemi olnud, et tekivad kuskil sõlmed või läheb mingi katki. Täiesti probleemid on olnud. Aga raskused on need, et kui ma õhtul hakkan tikkima, siis teatud pruunid ja rohelised toonid on niivõrd sarnased, et õhtuvalguses on täpselt sama värviga tegemist. Et vahest kipub nagu segamini minema ja siis ma võrdlen selle originaal paleti peal, kus mul need on, mul need ootama, siis nendega ma siis üritan nagu aru saada, mis värvitooniga on tegemist. Sest ma tikin ikka parkimise järgi enam-vähem, aga ma pargin suhteliselt lohakalt. Aga sellest ma räägin siis, kui ma teen video, kuidas ma Gobelini tikin. Sellega on huvitav see, et ma olen vaadanud, kuidas teised täpselt sama Luka S-i Tammesalu tikivad, sellepärast, et võimalik on siis seda tikkida kas ristpistes või Gobelinis. Ja muster on täpselt sama, värvid on täpselt samad mõlemal puhul, aga ristpiste on iseenesest nagu suurem, see tähendab, et töö tuleb suurem ja seal on lihtsalt rohkem mulineesid kaasas. Mina valisin Gobelini, sest ma ei kujuta ette, kuhu ma need suured, see ristpistes töö tuleks 70 cm on töö, pluss veel, eks ole, paspartuud ja raamid, kui ma selle meetrise töö panen. Mida suurem töö, seda kaugemalt pean ma teda ju vaatama. Ma olen rahul selle suurusega ja vaatamata sellele ma olen sunnitud teda tikkima siis nii-öelda külje pealt, sest nii pidi ta mulle lihtsalt raamile mitte kuidagi mahtunud. Ja millel on omad plussid, kusjuures nagu ma hakkasin rääkima, et ma olen vaadanud, kuidas teised tikivad, siis need, kes hakkavad seda tööd siit alt tikkima, niimoodi alt ülesse, siis nemad ütlevad, oi, see on nii lihtne töö, värvilaikude järgi saab tikkida, kõik läheb nii ludinal. Ja tõesti see rohi, mis siin all on, see on tõesti värvilaikude kaupa väga lihtne. Kes alustavad töö tikkimist ülevalt alla, nemad ütlevad, et kohutavalt keeruline ja raske on tikkida, sellepärast, et ühes seal ruutsentimeetris on mingi 5-7 värvi, nad kogu aeg vahelduvad, jälle pead võtma uued niidid, jälle pead vahetama seda mulineelõnga. Selline värvide segadus on seal. Tõde on siis see, et osa sellest tööst, alumine töö, on lihtne tikkida, ja ülemine osa on keerulisem tikkida, sellepärast, et siin, kus need puuvõrad on ja lehestik, seal on hästi suur värvide mäng ja nad on sigri-miiri kõik laiali. Et nii ongi jah, et mul on hea meel, et ma tikin just niimoodi külje pealt, et siis ma saan vahepeal nagu puhata kergema osaga ja siis jälle raskemat osa teha. Kusjuures minule on üllatavalt keeruline tikkida just puutüvesid. Ma algul mõtlesin, et küll neid on lihtne tikkida, et seal on ka tunduvad nagu värvid niimoodi loogiliselt minemas, aga tegelikult on, esiteks neid pruune värve on nii palju siin ja kuidagi väga kuidagi keeruline on see. Aga muidugi see tulemus, kuidas see valguse ja varju mängud
selle pildi ja töö peale tekivad, need on nagu nii super. Kuna ma tikin teda siis külje pealt, siis tegelikult ma ise üldse ei saa aru, mida ma tikin, eriti vaadates läbi luubi. Ma lihtsalt näen, et on mingisuguseid pisted, ma teen mingisuguseid värve, mis nagu üldse omavahel nagu ei moodusta sealt lähivaatest mitte midagi mõistlikku. Ja alles siis, kui ma viin nagu selle pildi endast eemale, ja eriti siis, kui ma keeran ta nii-öelda õiget pidi, võt siis ma saan aru, et siit tuleb ilus pilt. Ma jätkan nüüd samas vaimus tikmist, ma tahtsin veel näidata, et mul on mulineerlõngad on siis selle originaal aluse peal ja siit ma kerin siis kas 60-70 cm lõnga ja panen tubkoo selle hoidja peale, organisaatori peale ja oma töö kiirendamiseks tegin ma selle asja nüüd, et kui mul jääb tikkimisel mõni jupp mulineerlõnga järgi, siis enne ma lihtsalt panin siia ta rippuma, siis nüüd ma panen ta rippuma koos oma nõelaga. Sellepärast, et need kohad, kus on hästi palju vaja mulineerlõnga vahetada, siis meeletu aeg läheb selle peale, et seda mulineerlõnga niiditada. See on väga-väga suur ajavõit, kui on juba nõelte peal need jupikesed valmis. Ja selles mõttes ma ei pane neid spetsiaalselt valmis, et kui ma kasutan mingisuguse lõnga töösse täielikult ära, siis mind on ootamas see, mis sellest 6 pundist veel on järgi jäänud. Aga kui jääb jupp, siis mul on see jupp siin ootamas. Ja mis ma veel tahtsin öelda, mis ma avastasin seda, ma üritasin siin selles piirkonnas tikkida ainult värvide järgi. Vahepeal nagu tikningi rohkem pigem nagu värvide järgi, mitte klassikalise parkimisega ja siis oli selline asi, et kuna siin on hästi suur värvide segadus, seda piirkonda üritasin tikkida siis värvide järgi ja ma näitan, mis tagantpool mul tekkis. Ma isegi ei saa praegu aru, mis sinna tekib. Sinna tekib siis see kuusk tekib koos valguse ja varjuga. Siia praegu ei saa üldse midagi aru. Siis tagantpoolt tekkis mul selline asi. Näete, kui värvide järgi tikkida, siis jäävad sellised pikemad mulineerlõngad välja. Neid ei tikita kinni ja see koht on paksem kui mujalt mul töö. Ja mõlemalt poolt on ta paksem, ma kohe siit tunnen, et ta on teistsugune. Ja siis ma nii ehmatasin ära, ma sain siis nagu selle selgeks, et vaata, et kui sa tikid ühte tööd, siis nagu töö vahepeal muuta seda strateegiat, kuidas ma teen, ei ole vist väga mõttekas. Et siis ma ehmatasin ära, siis ma hakkasin jälle väga-väga klassikalise parkimisega tikkima, aga mitte 100%. Nii näete, siin on mul siis need magneti peal ootamas nõelad, neid on mul hästi palju ja spikker alt ülevalt on mul endiselt siin ka olemas. Seda ma ei ole kuhugi ära peitnud. Seda, kuidas ma nende narmastega siin lõpetan ja alustan, et sellest ma räägin siis eraldi videos, kui ma räägin, kuidas mina olen enda jaoks lahendanud, et enda jaoks kiirendada seda koplääni tikkimise protsessi. Aga ma lähen nüüd kerin seda tööd nii-öelda siia allapoole ja tikin juurde järgmised 10%. See tähendab, et ma tahaks saada 33% ehk siis 1/3 tööst valmis. Enne ma seda käest ära ei pane. Sellise plaani olen ma enda jaoks teinud, ma vaatan, kas ma suudan sellest kinni pidada. Aga teiega kohtume siis juba mõne kuu pärast.